Nii, tervist! Meie jälle siin, aga sellise muutusega, et Paks Jazz sõitis ära Ameerika mandrile. Läks sinna barbecue-võistlustele. Ja sellepärast, kuna Jazz ei ole, siis me natukene vähem paksema inimese leidsime endale siia külaliseks. Tarvo Kullamaa ja Toiduakadeemia hing ja peakokk ja nii edasi. Ja mis meil siis täna on? Täna meile produtsent jälle pani niisuguse pirni ja andis meile kaasa tegelikult tuttuued viinerid. Sa oled juba poes näinud sellise asja? Viiner. Olen. Ja täiesti uus toode ja suurtes kauplusekettides saadaval. Ja meie peame nüüd sellest viinerist midagi välja nuputama. Mis sina teed? Ma näen, sul on siin hunnikuga juustu ja muud ei olegi. Ja viinerid. Nii ongi, juust ja viiner. Tegelikult on lehtaigen. Ehk siis viineri ümber läheb riba lehtaigent, lähevad ahju küpsema. Ja natukene ennem seda panen siia poti sisse valget veini, koort ja kõvasti juustu. Ehk siis tuleb selline mõnus juustu fondüü, viineri ja lehtaignaga. Mina teen viinerist niisuguse vähe lihtsama asja, et ma teen viineri aasiapärase voki. Panen sinna sisse, kõigepealt keedan puljongi, kus on kanapuljong. Kanapuljongi sisse siis panen veel keema ja meil siin ingver, küüslauk, tšilli, natukene laimi, rohelist ja keedame niisuguse maitseleeme. Sinna sisse paneme kokospiima ja siis hiljem paneme veel juurikaid, seeni, tomatit ja viinereid ja makarone. Aga ma siis alustan oma selle, panen need ained potti. Laimiga küll võiks olla ettevaatlik, et äkki pannakse hoopis seda mahla, kuna koor võib ajada kibedaks. Läbi ei ole vaja pruunistadagi, lihtsalt paneme keema ja mul on valmis keedetud kanapuljong ja keedame üks tunnike, 1,5–2. Ja valasin siia nüüd siis kanapuljongi ja on ingver, küüslauk, tšilli, laimimahl, panen veel koriandrit ja kui see on nüüd siis korralikult ära keenud, nii et maitsed on kõik välja tulnud, siis kurnan ära ja lisan veel kokospiima. Teen niisuguse kasvipõhja. Aga ma tunnen siin hirmsat veinikeedu lõhna. Nii on. Ehk siis küüslauguga pott kokku. Õõrud poti kokku. Õõrun. Ilus oleks muidugi fondüü pott, aga kui sellist ei ole, siis täiesti normaalne pott sobib ka. Siia siis läks vein sisse, edasi mõistlik panna vedelamad asjad kõigepealt. Ehk siis sulajuust ja edasi läheb meil siuke vahva suitsujuust ja siis üks veel peene juust. See oli kouda vist, jah? Täpselt nii, must kouda. Veini ja juustusegu on keema läinud. Panen siia juurde vahukoore ja hakkan juustusid säbrutama juurde siia. Ehk siis kõigepealt kurat. Kõigepealt suitsujuust. Ja selles mõttes täpselt nii nagu sinu vokk, mis on vahva leiutis sinu enda poolt, sinu geniaalsuse vili, on see sama fondüü lugu ka, et niisugust klassikalises fondüüs siis ikkagi suitsujuustusid ei topita sisse. Nüüd sa pead pikalt rääkima, mul on suu vinkusid täis. Toiduakadeemia teeb vahepeal selliseid Aasia-köögi kursusi ja sealt on minule selgeks saanud selline lugu, et miks Aasias lõigatakse kõik asjad väikseks, eriti lihad. See oli vist see, et nad suurt looma ei tohi süüa, et siis nad petavad mingit jumalat, et lõikavad kõik väikseks, jumal ei saa aru, et see oli suur loom. Täpselt nii. Tegemist on siis Buda usuga. Buda petmisega. Just, kus suurt imetajat siis ei tohi söögiks tappa kasutada. Nüüd sa paned selle teise juustu ja keedad ühesõnaga, sa keedad veinist, koorest ja juustudest paksu kastme. Täpselt nii. Kerge küüslaugu nüansiga, mis siia algusesse läks. See, et sa poti ära määrisid küüslauguga. Täpselt.
nii, ja sellega tuleb ka ettevaatlik olla, et mida paksemaks see lugu läheb, seda rohkem tahab ta põhja kõrbeda. Oli siin asjal haput vähe. Pipart on küll niimoodi, et tšillitet võtab silmamunad päärusest välja, aga Tšilli keedes vist läheb nagu rajumaks ka. väga mõnus on. Väga hull on. Lõhn on igastahes äge. Ja mul siis kookospiim. Lihtsalt panen ka siia sisse. Siin on muidugi tähtis on see, et see happe saaks ennem, sidrunimahla happe saaks ka nagu välja keedetud, et muidu tõmbab tükki ära. Minu fondüü hakkab vaikselt paksenema. Et see fondüü peab selline olema, et kui sa oma viineri piruka moodi asja siis siia sisse kastad, siis ta jääb ilusti ümber selle piruka. Jaa. Ehk siis see paksus peab olema selline, et mida saab ilusti lusikaga testida. Ehk siis kui sa lusikavarre siia sisse kastad, siis ta peab niimoodi ümber lusikavarre jääma. Nii, ja mina hakkan siis viinereid mässima lehtaignasse. Ehk siis siuke 1,5–2 sentimeetrine ribataigent. Natukene vajutan ta laiemaks ka. Ja siis keerame ta siit niimoodi ilusti ümber viineri. Viineri. Aus kaup, mõlemilt poolt jääb viiner välja paistma. Ja neid siis tuleb teha meil terve paki jagu. Siia peale pintsliga natukene muna ja ahju 200 kraadi juurde. Näi, ahi on meil olemas. Mina just lõikasin siin peterselli, koriandrit ja murulauku, panin enda sinna kastme põhja sisse ja siis ma nüüd lõikan need, küsid, kuda ma viinerid lõikan, ma lõikan viinerid niimoodi lihtsalt. Niimoodi, et puda ei pahanda. Jah. Teised lõikan natuke teistmoodi. Teeme niisuguse viineri assortii. Siin on tirgakene veel ingverid, viinerid ja seened, mauk. Temp üles. Ja siin on mul küüslauk, sibul, porgand, paprika. Ka kõik siia. Mauk. Väga uhke. Ja siia siis lisame veel keedetud pasta ja siis paneme selle kastme peale, saame niisuguse ramen woki või. On vist? Ramen wok, see on siis koos vedelikuga. Juurikad ja vinkud on siin nüüd viinerid. Võtta nüüd, kui tahame viineri kohta öelda, on vinkud. Vinkud on keenud, siis mul on siin, ma tean küll, et muidu lähevad nuudid, aga ma lihtsin nii lahedad, et prooviks lastele ka siis sellist samasugust sööki teha. Tsillit ilmselt kindlasti vähem panna, aga tähestikku sain. Keetsin tähestikku. Ja kuumutame selle ka nüüd läbi, lisame kastme ja siis värsked koriandrit ja meil on toit olemas. Nii, ja siin on mul siis see kaste. Kastme ka selline. Oh. Ja nüüd veel värske koriander selga ja olemas. Serveerime. Serveerime. Ja mõned tšillid lihtsalt siia veel. Selline on viineri wok. Nii. Need on sellised ausad viineri pirukad. Selles mõttes, et mitte need, mis poes müüakse, kus üks pool on väljas ja siis edasi on sai ise tehtud. Ehk siis meie juustufondüü. Ja siis, et oleks tore ja edev, paneme siia tikud külge. Võtad selle tiku otsas oleva piruka ja kastad
juustukastme sisse. Et selline versioon ka siis Wieneri serveerimisest. Väga uhke. Niisiis, kõrgem toit kui sinul täna, aga... Mis aga? Okei, sellised olid meie toidud täna ja lihhideni. Wiener. Lihhideni Wiener.